Tere päevast! Postimehe sõjastuudio alustab. Möödunud ööl suutsid ukrainlased üllatada venelasi sellega, et korraldasid päris ulatusliku droonirünnaku Kurski linnale. Meil on stuudios kindralmajor reservis Neeme Väli. Tere päevast! Tere päevast! Ma tegelikult läheksin meie jutuajamise algusel tagasi mitte möödunud öösse, vaid paar päeva tagasi nädalavahetusse, kui väga ulatusliku venelaste rünnaku alla sattus Sumo linn, kus selle linna südant rünnati ballistiliste rakettidega sellisel viisil, et väga palju inimesi sai surma. Kas me võime öelda, et see Sumo ründamine oli ikkagi midagi erakorralist? Minu arvates mitte. Kui me vaatame isegi mitte ainult seda, mis toimub Ukrainas, vaid ka Venemaa varasemat käitumist erinevates konfliktides, alustades kas või Tšetšeenia sõjast, aga ka näiteks Süürias, siis Venemaa ei ole ju kunagi ennast mingilgi kombel piiranud sihtmärkide valikul. Peaasi, et saaks võimalikult rohkem kahju teha ja see, et surma saavad lisaks sõjaväelastele ka tsiviilisikud, see jätab neid täiesti külmaks. Et Süürias selline näide, et pommitati ju täiesti meelega Aleppo haiglat ja mitte sellepärast, et tappa seal viibivaid või ravil olevaid haavatuid, vaid tappa arste, sest neid oli vähe. Ja siin siis tulles Ukrainasse, eks ole, see ei ole esimene kord, kui tsiviilinfrastruktuuri rünnatakse, seda tehakse pidevalt. Sumus siis oli tegemist 2 Iskander tüüpi raketiga ja kasutati ka kobarlaskemoona, et tekitada võimalikult suurt kahju. Ja inimohvrid olid ikkagi väga suured. Nii et see ongi Venemaa sõdimise viis. Üllatuslikku minu arvates siin ei ole midagi. Kas see on seesugune rünnak, mida Ukrainal praktiliselt oli võimatu ära hoida või siis ütleme niimoodi, et millest oli praktiliselt võimatu väiksemate kahjudega välja tulla? No kindlasti on ballistiliste rakettide puhul tõesti väga keeruline neid kuidagi vahelt võtta või mõjutada. Et kui me vaatame nüüd neid Shahed-tüüpi droone, mida siis venelased ka palju laialdamaselt kasutavad, siis nende suhtes on natukene lihtsam vastumeetmeid rakendada. Nad on ka aeglasemad ja ka elektroonilised vastumeetmed on efektiivsemad nende suhtes, aga ballistiliste rakettide osas on tõepoolest väga-väga keeruline neid tabada ja kätte saada, sest kiirused on suured ja ainult teatud õhutõrjesüsteemid on võimelised neid hävitama. Kas sellest võib välja lugeda, sellest rünnakust, et venelased nüüd ongi seda sorti rünnakutega muutumas agressiivsemaks ja Ukraina peab lähiajal kartma midagi sellist veel? No ma arvan, et sellised asjad ju tegelikult on toimunud pidevalt ja teine asi, kui nüüd ka natukene sarkastiline olla, siis see niinimetatud osaline vaherahu või relvarahu, mida räägitakse, et nagu peaks kehtima, kuigi minu teada pole ju ühtegi dokumenti sellel teemal alla kirjutatud. Et see ju peaks jätma Venemaale rakette üle, sest et väidetavalt ju energiataristut ei tohiks rünnata. Seega rakett jääb üle, et võib neid inimeste pihta lasta. Tänaöine rünnak Kurskile. Et seda puhku on teada, et ka mitu maja sai pihta ja üldiselt ju ukrainlased tsiviilobjekte ei ründa. Kas siit võib välja lugeda ka seda, et see oli natuke nagu ikkagi vastus sellele pühapäevasele rünnakule? Raske öelda. Tõsi on tõesti see, et ukrainlased on oma sihtmärkide valikul olnud palju hoolsamad ja on tõepoolest püüdnud ikkagi tabada sõjalisi objekte või neid majanduslikke objekte, mis on olulised sõja pidamiseks või sõja rahastamiseks. Aga siin võib olla väga mitmeid aspekte, mis antud juhul siis rolli mängisid, et esiteks rünnak kindlasti tõesti oli massiivne. Teistpidi ka Venemaa kasutab erinevaid segajaid, et takistada siis UAV-de sihtmärgile juhtimist, et need raketid või ütleme siis need mehitamata õhuvahendid võisid kalduda sihtmärgist kõrvale vastutegevuse tõttu. Nii et siin on erinevaid versioone või variante, et miks see just niimoodi läks, aga jah, seda, mida meedias on kajastatud, on tõepoolest tabamused elumajadis Kurskis. No te korra tõite sellesse jutuajamisse juba selle vaherahu, mille puhul tuleb vist nentida, et sellest on nüüd räägitud rohkem kui 6 aega, aga et mitte midagi ei ole seal tänaseks tegelikult juhtunud.
No nii see on, et see vaherahu või see kiire vaherahu saavutamine on tänaseks juba möödanik, enam kiiret vaherahu keegi ei oota. Ka Lavrov ju nüüd viimane avaldus ütles väga selgelt välja, et kiirustades ei jõuta kuskile ja need nägemused osapoolte vahel on väga erinevad ja ehk huvitav on ka Zelinski viimane siis videopöördumine, kus ta siis ütles punkt 1, et Ukraina oma alasi ei loovuta, mis on ju ilmselgelt sõnum läbirääkijate suunas. Aga punkt 2, ta ütles ka seda, et lisaks ameeriklastele on ka mõni teine liitlasriik, kes on Ukrainat survestanud selles osas, et võiks territooriumi loovutada ja see on ka huvitav. Et järelikult lisaks siis Ameerikale, mille seisukoht on ju meil selles mõttes teada, et see, mida läbirääkija Vitkov tõi Trumpi lauale, oli ju Venemaa ettepanek anda ära osa territooriumi Venemaale, on järelikult ka Euroopas mõni riik, kes oleks valmis sellist lahendust kaaluma. No algselt tuleneb see selline lahendus ju Venemaa soovist, et see on ju algselt ikkagi Venemaa soov saada kätte need 4 oblastit, mida ta ei suuda sõjaliselt kätte saada. Täpselt nii, et see on tõepoolest olnud üks olulisi punkte Venemaa agendas nendele läbirääkimistele minekul, aga sama järjekindlalt ja tublilt on ukrainlased hoidnud selja sirgu ja öelnud, et Ukraina territoorium on Ukraina territoorium. Ja tõenäoliselt ei saa ka mitte keegi nendest läbiräägitavatest osapooltest või siis ütleme need läbirääkimiste vahendajatest Ukrainat täna survestada sellele, et hakkaks oma territooriumi ära andma, kui ta ise sellega nõus ei ole. Sest kõigele vaatamata, kuigi on raske, suudab Ukraina edasi sõdida. No täna Ukraina peab vastu ja mis on positiivne areng kogu selle musta stsenaariumi kõrval on ikkagi see, et Euroopa on ennast tõsisemalt kätte võtnud ja üritab siis üle võtta neid rolle, mida Ameerika Ühendriigid on senimaani täitnud, et rääkides kas või siin selles kontaktgrupi vedamisest, milles viimases ju Ameerika kaitseminister osales ainult pelgalt videosilla teel ja paistab, et Saksamaa ja Prantsusmaa on siis ja Inglismaa on siis valmis panustama rohkem ja vedama seda abistamist, aga ka viimased uudised, mis puudutavad siis sellist praktilist abi andmist, on päris julgustavad. Nii et Euroopa on ennast kätte võtnud. Nüüd suur küsimus on ikkagi selles, et kui palju, kui kiiresti ja kui tõsiselt. Et see on jätkuvalt selline nii-öelda elevant ruumis ja kas sellest kõigest piisab. No vaat Venemaa ja sõjakäiguga seoses me oleme ikkagi sõjastuudios aeg-ajalt siin meenutanud erinevaid kuupäevi, mis võiksid olla Venemaa jaoks tähtsad. Ja nüüd on ju kohe tulekul 9. mai ja sedapuhku täitub teise maailmasõja lõpust 80 aastat. Ilmselgelt Venemaa tahaks seda kuidagi ära märkida. Jaa, päris kindlasti. Muidugi Venemaa eripära on see, et võidu defineerib seal üks isik, kelle nimi on Putin. Ja võitu võib ju defineerida väga erinevalt ja see, mis pakutakse Venemaa laiale audientsile välja võidu tähe all, võib-olla meile niivõrd suure võiduna ei paistagi. Aga kindlasti tähtpäevad on olulised ja tõepoolest täna on nagu keeruline öelda, et kas Venemaa siis selleks ajaks suudab mingi sellise märgi maha jätta, mida võiks tõlgendada sellise suure võiduna või vähemalt teena võidule või vastupidi. Nii et seda on väga keeruline praegu öelda, sest et vaadates ka tegevust rindejoonel, ukrainlased on ju hoiatanud näiteks ühe võimaliku tulevase suure rünnaku eest. Täna see surve kõikides rindelõikudes on ikkagi üsna tugev, eriti Donetskis. Kaotuste numbrid on viimasel nädalal olnud üsna samad, aga sellist tohutu suurt läbimurret ikkagi kuskil veel ei paista. Me tuleme kohe rindejuttude juurde tagasi, aga ma tahaksin seoses selle 9. maiga veel küsida, et Euroopa välispoliitika just Kaja Kallas on pidanud vajalikuks öelda Euroopa riikide juhtidele, et ei ole põhjust minna 9. mail Moskvasse. Ja ilmselt see hoiatus ei ole tulnud niisama, sest juba on teada, et mõnigi on plaaninud sinna sõita.
Ja ei ole ju saladus, et isegi Euroopa Liidu sees on ju riike, kes on siin võtnud üldisest erineva seisukoha, nagu näiteks Ungari või Slovakkia. Nii et ma arvan, et see hoiatus on päris asjakohane. Ja ilmselgelt Venemaa üritab võtta siit poliitilist punkti ja 9. mail Punasel väljakul siis kaamerad suures plaanis näidata, et kes kõik neil külas on ja kuivõrd olulised ja tähtsad on. Ja kui seal lisaks näiteks Aafrika riikide liidritele on ka Euroopa riikide külalised, siis loomulikult on selline välispoliitiline punkt jälle võetud. Nii et ma väga loodan, et Kaja Kallase üleskutset kuulatakse. Rääkides rindejoonest, mis tõesti seisab paigal, nagu te ütlesite, aga tegevus ju toimub. Inimesed saavad seal ju surma, tehnika hävib. Et mis see praeguse tegutsemise motiiv võiks olla? Et kas seda võiks kirjeldada sellisel viisil, et venelased tahaksid küll edasi liikuda, aga nad ei ole võimelised kõigile pingutustele vaatamata. Aga kas Ukraina üldse üritab rünnata või hoiavad nad pigem positsioone? No Ukraina tegelikult hoiab positsioone, küll aga mis on nagu selline hea märk on see, et ta ei hoia neid staatiliselt. Et on rindelõike, kus tõepoolest see rinne on nii öelda paigal, aga sellistes aktiivsetes piirkondades nagu ütleme Toretsk või Pokrovski, et seal tehakse vasturünnakuid just selleks, et see kaitse püsiks ja venelaste lööke elimineerida. Nii et Ukraina õnneks peab vastu, aga Venemaa püüab hoida survet. Ma usun, et selline võimaliku vaherahu ootus teatud määral mängib siin rolli, et siin on olnud teateid näiteks soomustehnika suuremast kasutamisest teatud rindelõikudel, mis ehk võib indikeerida seda, et Vene komandorid on siis rindele või rünnakule paisanud asju, mida nad seni on hoidnud ehk natukene tagavaraks. Aga see tehnika paraku on ka kõik hävinud. Nii et ukrainlased on siin oma vastumeetmeid väga adekvaatselt rakendanud ja seal, kus on näha, et tehnikaga ikkagi edu ei saavutada, siis on Vene poole pealt jälle üle mindud sellistele nii-öelda liharünnakutele, kus siis proovitakse ikkagi väikeste jalaväegruppidega kuskil mingisugust kanda kinnitada. Üldjoontes pilt on tõepoolest ikkagi sama, nagu ta on olnud. Raskuspunkt on Donetski oblastis. Mujal on ka lahingutegevus loomulikult suuremal või vähemal määral olemas ja kui vaadata siis ülevalt Kurskit näiteks, siis ukrainlased seal jätkuvalt hoiavad väikest osa Venemaa territooriumist, mis on jäänud selliseks kitsaks ribaks juba tänase päeva seisuga. Nad on ka sees Belgorodi oblastis väikse kahes kohas väikse sissetungiga, aga samas on venelased tulnud sisse Sumõ oblastisse ja hõivanud seal kuskil suurusjärgus 43 ruutkilomeetrit Ukraina territooriumit. Raskuspunkt Donetsk, nagu juba öeldud, ja lõunarindel on natukene rahulikum, kuigi ka Zaporožje oblastis on venelased teinud selliseid pealetungitegevusi. No nädala alguses pärast seda Sumõ rünnakud on sakslaste poolt tulnud üsna selline konkreetne sõnum, et ukrainlased võiksid neid tauruseid ikkagi saata. Et sellest on see lootus, et nad tõesti võivad neid saada ja kui palju sellest kasu on? Jah, see tauruste teema tuli läbi Scholzi avalduses või teates. Sinna juurde kindlasti väga oluline on see, et lisaks sellele on Saksamaa valmis andma ka miljardite eest veel muud tehnikat. Kui ma mälu mind ei peta, siis täiendavalt Leopard tanke 15 vist räägiti, aga ka mardereid ehk soomukeid ja muud sõjavarustust. Tauruste osas see avaldus oli selles mõttes huvitav, et öeldi ju niimoodi, et juhul kui teised Euroopa riigid on sellega nõus, siis on Saksamaa valmis tauruseid andma. Et see on selline nüanss, kus siis Saksamaa paneb ennast sõltuma ehk teiste riikide arvamusest, püüdes siis ilmselt saada mingit kaasvastutust või midagi sellist. Aga see rakettide andmise valmidus on tõepoolest ju nüüd valitsuse vahetuse käigus ja enne seda olnud osa kampaaniast.
ja nad on seda ju deklareerinud ka varem. Nii et loodetavasti need raketid jõuavad ja need on nende peamine eripära või mitte eripära, aga see, miks nad on olulised, on see, et ikkagi nad ulatuvad kaugele. Et see on see Tauruse pluss. Seoses sellega, et kõik need sõnumid, on need siis sõjanduse vallas või on see siis majanduse vallas, mis USA'st tänu presidendile tulevad, on nii segased ja muutuvad päeva jooksul mitu korda, siis kuidas te kujutate ette, et ütleme niimoodi, et kui meie poliitikud käivad USA's ja ütlevad, et nad saavad sealt mingi hea sõnumi, kuidas meie võime uskuda, et see sõnum peab ka homme veel ja teiselt poolt olulisemas organisatsioonis nagu NATO's, kuidas seal suudetakse oma asju planeerida nii, et ameeriklastega saab arvestada? No see on keeruline küsimus, et kindlasti NATO puhul on ju see, et ameeriklased mängivad alliansis väga-väga olulist rolli kõigepealt oma panusega, aga ka näiteks väga erinevate ametikohtade täitmisega. Tõsi küll, nüüd mis konkreetselt NATO puudutab, siis administratsioon on ju kogu aeg öelnud, et nad oma panust vähendavad, kuid nad on jätkuvalt NATO liikmed ja nad on huvitatud, et see organisatsioon oleks tugev ja teovõimeline. Nii et see annab lootust ja ka ütleme välispoliitiliselt minu arvates oleks ameeriklastele lausa kahjulik, kui nad mingil kombel NATOst välja tõmbaksid, sest siis nad ei oleks enam otsustajate hulgas. Nii et ma arvan, et selles osas veel kord, ilmselt Ühendriikide panus väheneb, aga mitte mingil juhul nad ei tõmba NATOst välja ja ei jäta organisatsiooni toetuseta. Nüüd sõnumi selguse või sõnumite kindluse suhtes ja see on nagu keerulisem teema. Ja see muuseas ju oli samamoodi ka Trumpi esimesel valitsemise ajal, kus tõepoolest tema väljaütlemised olid tihti väga ootamatud ja mitte ainult ootamatud, mida me ju ka nüüd juba jälle näinud oleme, on see, et nädala pärast öeldi ju, et ma ei ole seda öelnud. Nii et jah, nende sõnumite tõlgendamine või mida nendest järeldada, see on väga keeruline kunst ja mõju ju majandusele me täna juba näeme, mida ju börsid teevad. Prognoosime ka natuke, et mis selles sõjas nüüd lähikuudel võiks juhtuda. Et kas see võiks olla niimoodi, et vaherahu ei tule, venelaste suuremat rünnakut ka ei tule ja lihtsalt käib samasugune positsioonisõda edasi, nagu ta praegu on? Kui me räägime nüüd lähimast paarist nädalast, siis ma tõepoolest arvan, et vaherahu kehtestamisele ei kiirustata, välja arvatud Ameerika Ühendriigid, kellele see on Trumpi jaoks prestiiži küsimus. Venemaal ei ole huvi selle vaherahu kehtestamise osas ja ka Ukraina ei ole huvitatud, et ta peaks tegema mingisuguseid tohutult suuri ja kaugele ulatuvaid järeleandmisi tänase sõjalise seisu juures. Ma arvan, et selle tagajärg on see, et Ameerika ilmselt siis üritab venelasi survestada ja kehtestada siis mingisugused sanktsioonid, mis Venemaad mõjutaksid kuidagi positiivsemalt suhtuma ja ka järeleandmisi tegema. Aga see on, ma arvan, siin kuskil mitte enne kui ehk maikuu algus, kui selliseid samme võib oodata. Venemaa sõjaliste sammude osas, ma arvan, et surve Ukrainale jätkub täpselt nii suures mahus, kui Venemaal jaksu ja jõudu on. Kas see realiseerub mingisuguses väga suures läbimurdes või pealetungis, seda on väga raske öelda. Täna neid jõudusi näha ei ole. Pigem on ikkagi tõstetud Vene üksusi seal samas Ukraina rindel ühest või teisest kohast ringi ja selliseid värskeid reserve suures mahus ei ole täheldatud juurde tulemas. Nii et pigem Venemaa püüab survestada nii palju kui võimalik, hõivata nii palju kui võimalik, aga mingit plahvatust hetke seisuga ma küll tulemas ei näe. Neeme Väli, aitäh tulemast Postimehe Sõjastuudio saatesse. Aitäh kutsumast. Ja aitäh ka kõigile neile, kes meid täna vaatasid. Postimehe järgmine otsesaade on eetris neljapäeval. Seniks lugege uudiseid postimees.ee.